Eesti on olnud kõige energiasõltumatum riik. Rahvas. 100 aastat, no jätame seda nõukogude aja, oletame, et me olime ka nii. Meil on oma energiaallikas. Saate aru? Meil on oma energiaallikas. Ja meile tehakse mingit kübaratrikke. Suuri territooriumi vallutava riigi eelarveid, ajaloos on ju, siis kahtlemata Venemaa sinna, ta ei ole poole pealegi jõudnud, ja 25% või 30% on juba. Kui me vaatame, mis oli, Hitler kulutas 30 lõpus juba pea 60-70% riigi eelarvest, ütleme, sõja peale, sõja ettevalmistuse peale. Kaitsvad riigid. Lõpuks ju, ma ei tea, Ameerika Ühendriikide föderaaleelarvest 80%. UK, ma ei tea, 60-70%. Me teame täna on ju meie neid, et 1% ja 2% ja nüüd lubati 5%. Nii, aga tuleme vallutaja juurde. No kas tal on midagi peas sellist? Nii et ütleme nagu täiemõõdulist sõda, ma ei kujuta ette, et ta nagu mingi Kutuzovi-laadset projekti seal praegu haub. Nii. Aga samas, kui me omakeskis räägime, siis me tegelikult juba tekitame ju kaost. See on tekitatud juba, jah? Jaa, nii, aga ma räägin. Nüüd teine risk. Tuleme meile meil ei ole julgeolekukriisi, meil on riskid on kasvanud, ohud on teisenenud. Kas ta võib teha mingit provokatsiooni? Ja kahtlemata võib. Ma ei tea, saata mingi droonikene kuhugi sinna, seal ma ei hakka midagi ette ütlema, sellest me juba kutsume välja seda. Ja seda kindlasti võib. Aga ja selleks peab valmis olema? Ja see on ka nüüd täpselt, et seda peab siis, ütleme, ju täpselt nuputama ja kindlasti vaadates, ütleme, kogu sellist KGB arsenali, kui siin nüüd nii palju on saanud, kõik oleme saanud lugeda neid Mitrohhini arhiive ja mis raamatud on. Et mis KGB teeb ja kindlasti teeb ta seda palju nagu võimsamalt praegu või ette kujutada. Me oleme ju näinud siin mingid üksikuid õiekesi kuskil Inglismaal mürgitatakse mingi tüüp ja kuskil Berliini pingi peal lastakse maha ja kahtlemata, see üks mõte, mis meil oli, et 30 aastat kogu nagu lääne tsivilisatsioon ja maailm laiemalt on elanud ju suurepärast aega inimkonna ajaloos, laias laastus, siis ka lääs on ju külma sõjast väljunud, ta on ju väga rahu ise, ta on ju nii nõrk, vaat kui lihtne on teda korrumpeeruda, ära osta, tähendab, ja siis me võime tulla igast loetelud, see on ju uskumatu. Et selles mõttes ikkagi see ärkamine ju, et me peame olema tähelepanelikud. Aga kas nüüd on nii, järgmine, et kas Ukraina peab vastu, muidugi peab vastu, mis tingimustel Euroopa toetab, kas Euroopa toetab piisavalt, muidugi ei toeta, miks ta ei toeta, sellepärast tuleme jälle sinna alguspunkti tagasi. Kas me teame, mida Trump tegelikult tahab, ei tea. Ükskord loeme nii, teistpidi naha. Et selles mõttes, aga kui me jällegi vaatame suures pildis, siis Venemaa kaotas, siin ei ole üldse ei kahtlust. Kuidas? Ei tea. Ja siin kindlasti, mida tähendab Venemaa kaotus üldse? Venemaa kaotus tähendab siis, kui ikkagi Sevastoopolis on Ukraina lipp. Ei ole mingit, siin ei ole teist. Sellepärast vaadake, me peame mõtlema seda, et siin räägitakse praegu nendest rahulepingute erinevast variantidest ja nii edasi, aga kuidas me elame siis pärast seda nii-öelda järjekordset Minsk 3, see, mida ju vähemalt praegusel hetkel ju nagu justkui kõige rohkem püütakse, on mingisugune nii-öelda vaherahu ja sellel liinil ja nii edasi. Aga kuidas me kujutame ette nüüd kõiki neid rahvusvahelisi kokkuleppeid, ürginimlikke printsiipe rikkunud võimuga läbi käia? See ei ole võimalik. Teatmata, see ei ole võimalik lihtsalt. Et siis me ju ise tegelikult muutume nende sarnaseks. Aga tundub, et ameeriklastel on täitsa savi sellest. Ma usun, et see töötab Trumpil on. Trumpil. Ameerikast ma ei ole saanud. Seal on ikka veel inimesi, seal on Vance ja seal on... aga nendel on jälle oma, vaata, see nüüd mina ei ole kindlasti jälle pretendeeri mingisugusele ütleme, kirurgilisele analüüsile nendest Vance'idest ja praegu Ameerika vabariiklastest on ju. Aga samas jällegi et rahuneda. Ma ikkagi mingid nagu niisugused suure pilt tasuks jälle selgeks teha, tuleb see nii.
ega Ameerika selles mõttes ju see, mida täna nad teevad, ei ole mingisugune nüüd, et Ameerika tahab välja tõmbuda sellest maailma politsei staatusest, on ju, sellel on teatud objektiivsed alused. Võib leida täiesti vabalt juba Obama ajast neid väljaütlemisi, aga need ei ole kõik sellised reljeefsed, nagu teevad nemad. Et nii-öelda vähendada, sest neil ei ole seda jõudu. Teine loogika, kui me vaatame tõesti nagu laias pildis, et kindlasti see on selline muutus, on ju, mis muudab maailma geopoliitilist tasakaalu, on kõik, mis on juhtunud, ütleme nüüd Aasia ja Hiina tõusu. Aga seda me oleme ju tahtnud, ma mõtlen meie all, kui ütleme maailma, ega seal midagi paha ei ole, kui Hiina rahvas saab, ütleme ka heaolus kasvada. Et see olukord on nagu muutunud, on ju, ta tahab välja tõmmata, nüüd Ameerika sisemised, globaliseerumine, mis tegelikult sai tuule tiibades just pärast külma sõja lõpul, on teatud tagajärjed. Ega seda globaliseerumist ka päris puhki ei pane, et ära ei lõpeta, tagurpidi käiku ei anna. Nii palju ei ole, see ei ole võimalik. Aga Ameerika sees on kahtlemata nüüd tekkinud selline sotsiaalmajanduslikud, ütleme, mullistused, on ju, kaotanud need tavapärased töökohad, kindlasti on ka ebaõiglust, ebaõiget konkurentsi, kindlasti on globaliseerimine toonud tagajärje selle, et ütleme see, mida ju need julgeoleku jaoks vajalikud kõikvõimalikud elemendid, ma ei tea, alates seal, ütleme, toorainetest, lõpetades sadamatest, varustusest, need on liialt käest ära andnud. Mingisuguseid võimalik hüpoteetilisi riske peab juhtima, järelikult peab mingisuguseid muutusi tegema. Ja seda nad üritavad teha. Nüüd sellele koogel-moogele tuleb kindlasti lisada ka see nii-öelda ideoloogiline, ütleme sellest nii-öelda, nagu ka Vance, kui ta isegi Donald Trump on seda korduvalt öelnud, nii-öelda, et juudo-kristlike juurtest taganemine. Ega see neomarksism on midagi muud kui nendest juudi-kristlikest juurtest, mida iganes, mis nendest mõtlema, nendest taganemine. Ja see on vastuolus inimese olemusega. Ma ei tea, mulle see, kui kuulata nende inimeste jutte, siis selles on teatud argumentatsioon. Me näeme mingisugust kujul seda vastuolu ka Eestis, kuigi me ei ole väga teadvustanud, on ju siin, ma lootsin, et 4 aastat tagasi, kui räägiti, et tulevad konservatiivid ja liberaalid, et ma ütlen, nagu see Ameerikas on, oma eripäradega, et siukest vastandust Eestis ei tule, aga näed, tuleb. Ei pane akneid ja uksi kinni. Aga kes meil liberaalid täna üldse on? Sotsid või? Mis asi on liberalism? No jah, aga kes Ameerika mõttes täna on Eestis liberaalid? Ega nad ütlevad ka ise, et isegi Ameerika demokraadid ise pole mingid liberaalid, ega need vasak radikaalid, kes siis olid seda väidetavast seda autopenni, ma ei tea, kas see vastab tõele, et autopenniga Valges Majas toimetati. Et tõesti, kes nad on ju, et ega see... Kes on Eestis liberaalid ikkagi, teie meelest? Mis on see liberalism, kui me mõtleme seda, nii-öelda seda külma sõja või meie vabanemise aega niisugust liberaaldemokraatiat, siis täna, kui sa kuulad täna Ameerika mingisugust poliitilist diskursust või Euroopas on veel segasem, aga jääme Ameerika juurde, Euroopas tuleb hakata riigiti rääkima, siis ikkagi see liberaaldemokraatia, mida meie aru saame, ei ole see liberalism, mida nad seal midagi ajavad. Inimest ümber tegev, üsnagi, ütleme, antidemokraatlik, kõik need, ütleme, orwellikud sõnakasutused, mida me iga päeva näeme, tolerantsused ja teise poole sildistamised ja selle klassikalise liberalismiga mingit pistmist. Kui me räägime sellisest, pehmetest küsimustest, kui me tuleme nagu turumajanduse või mitte turumajanduse juurde, siis ja riigi ümberjaotus või rohkem ümberjaotus, mitte ümberjaotus juurde, siis ütleme pigem nagu konservatiivid, liberaalid. No täpselt, et asi on tegelikult täitsa sassi läinud ju. Jah, samas võib öelda, et Trumpi selline tariifipoliitika ei ole ka mingis mõttes nagu liberaalne, aga ega siis liberalism ei ole ka nüüd mingi naivism, et kui sul on ikkagi nagu põhjendatud, ühelt poolt julgeolekuriskid, teiselt poolt ka see maailma kaubanduses see nii-öelda, jätame selle,
kuulab, mida tema räägib, et konkurents on nagu ebaausalt, on ju, kõik võimalik on ju sotsiaalsete keskkonnanormidega, kõik võimalike muude asjadega tegelikult on ebaaus konkurents, on ju. Nagu ta ütleb, kõik Ameerikast võetakse raha ära, kõik elavad Ameerika kulul, noh, jätame kõrval, kas see on nii või ei ole. Et noh, ma siin seda liberalismi ei kasuta, nii et see sõna liberalism on tõesti eriti Ameerikas, noh, meie jaoks on ta nagu ta ei ole see, mis me 90. aasta rääkisi liberaaldemokraatia. No siis oli Reformierakond, eks ole. Isegi, noh, ütleme, me võime ju tulla, aga ma kuuleme ka, Reformierakond on 92. No selles mõttes, et oli liberaaldemokraatlik partei, on ju, pärast tuli. No just, aga see nii, jaa, aga noh, nad olid selles mõttes jah, et niisugune vaba kodanik, niisugune individualist, selles mõttes on ja noh, ta oli väga selline majanduskeskne ja kõik need klassikalised liberaalid ikka nemad. Võimalik piirad, aga noh, ma ütlen, et ka kui me loeme Ronald Reaganit, siis Ronald Reagan oli väga liberaal, aga vaata, tuleme jälle tagasi see, et noh, liberaalidel jäävad nagu ka nendel õigetel liberaalidel jäävad need nii-öelda, noh, ütleme, vaimsed juured jäävad nagu ähmaseks. Noh, kuigi kui me loeme seal neid Milton Friedmanne ja kõik, noh, nad minu jaoks nad alustavad kuskil keskelt, aga kui me loeme nagu konservatiivseid ja nad suudavad siiski nagu inimese kulgemise ja inimese ühiskonna olemuse nagu, noh, siduda, noh, head filosoofid.